Hei aiasõbrad! Käes on täpselt selline aeg, et juuli lõpp, et eks juuli lõpus juuli aia ringkäigu või iluaia ringkäigu meie aias vaataks, mis õitseb, mis enam ei õitse või mis arengud siin on toimunud. Oleme siis, nagu juunikuus sai mainitud, laiendanud mõned peenra ääred ja ühe peenra ala juurde ka teinud. Aga lähme ringile ja alustame nagu alati meie maja väravast. Kui värava peal on näha siis, et meil on hakanud õitsema ja võib isegi öelda, et tipphooaeg punastel siilikübaratel. Tegemist on siis white swooniga, valge luigega, mis siis tegelikult ei olegi oma nii-öelda punasele siilikübarale päris omane, aga need taimed kasvatasime ise seemnest ja see aasta on tegelikult neil siis esimene kasvuaasta. Aga näevad väga head välja. Koht sai ka neil õige. Nende vahel on siin mõned stiipad või siis steppi rohud. Selline kõrreline, mis on enam-vähem nendega sama kõrgu ja siin annab sellist segaistutuses oma efekti. Et siin on tegelikult 3 sellist taime, teised 2 on nagu väiksemad. Vajavad veitsa kosumist veel istutatud ka või külmatud eelmine aasta nii-öelda. Aga nad on talve üle elanud, ei ole selles mõttes probleemi olnud. Siin keskel kasvab ka meil äädikapuu. Äädikapuuga juhtus nii, et eelmine aasta suurem torm murdis selle ühe ladva nii-öelda ära või õigemini tegelikult oli see külgoks, aga ta murdis nii, et pool ladva tüvest ka läks, ehk siis olin kevadel sunnitud ta tagasi lõikama. Tänaseks on ta rajanud 3 külgoksa ja 1 sellise tüve või ladva. Ja tegelikult selline vorm mulle endale isiklikult meeldib ka rohkem. Loodame, et siin suuremad tuuled talle liiga ei tee. Ja selline vorm jääb, et hiljem saab juba alt lehti vähendada ja jääb selline efekti puu meil siia. Suuremat õitsemist hetkel selles peenras ei ole, kuid kui nagu on näha, siis kevadel istutatud lavendlid on mätast laiendamas, mille üle mul on hea meel, ehk nad on juurunud korralikult ja ilmselt järgmine aasta on siin juba tugevam lavendli õitsemine. Siin on ka siis kukeharjad sellel aastal ühest tegelikult vanematekodust toodud ühest sellisest lillepundist jagatud, aga ilmselt neile on ka siis sobinud see viimase aja niiskem ilm, et nad on saanud tugevalt areneda. Et see niiskem ilm on küll ju olnud läbisegi sellise päikesega, ehk see ilmselt sobib neile. Et siin on see aasta seda lopsakust vähemalt on päris palju. Isegi kosmosed on tugevalt lopsakad. Veel küll ei õitse, varsti hakkavad, mõned üksikud õied on. Aga väga hästi arenenud. Et jasmiin on juba pikalt ära õitsenud. Väga hästi õitses iseenesest ja andis lõhna, nagu juunikuises videoloos sai ootust esitatud. Kui me siit poolt veel vaatame, siis siia nii-öelda varjualasse juba, et siin kividest alates hakkab varjuala, siis siin hetkel on täielik pilgupüüdja see kobarpea teroket. Saigi valitud meelega selline kõrgem taim siia, mis siis oleks selline mõnes mõttes sissepääsu või sisse peaukse juures olev selline efektitaim. Meeldib talle, nagu ikka ostadele samuti, pool niiskem pinnas ja niisugune varjulisem ala. Tunneb ennast siin hästi, jälle viimase aja ilmal on olnud niiskemad. Siis kui juunikuus olid tugevamalt kuivemad, niisugune põuem periood, siis me siiski kassime teda või seda peenrala päris palju. Aga lähme siit üle. Kiviteed. Ja siin on siis sarnane pilt tegelikult.
mis ma siin all tahtsin siis veel näidata, on see, et kui kosmos, nii-öelda ühe taimena kasvatatav kosmos vajub ära, noh, siin on tegelikult ka näha, et ta vajub ära sellise lamanduvaks, on pehme tuuled murravad teda alla külili, sest ta on selline taim, mis viskab üsna pika varre, et algselt kohe, et ta on suhteliselt kiiresti võib lamanduda. Ehk siin ka, siis tegelikult kosmosel on omane see, et ta teeb kohe pikad varred peale või võsud ja siis ta laienebki, ehk sellest ei tasu nagu, noh, kuidas öelda, seda ei tasu karta, et siis ta tegelikult laieneb ja on tohutu suur võõsas. Kõik need võsud on õievõsud ja kindlasti hakkavad siin õitsema. Aga varjupeenra juurde tagasi minnes, siis meil siin on ilmselt peaaegu õitsemist lõpetamas. Blue Mouse Airid, väiksemad ostad siis. Õit iseenesest ei olegi meil näidanud Empress Wu, mis on küll sellel aastal suhteliselt hästi kosunud. Lehtede järgi ütleks, et toitaine puudust on natukene, ilmselt tahab mingit rammu saada rohkem ja peab vaatama, sest et tegelikkuses juuli lõpp juba käes. Mingisuguse sügise väetise võib siia tegelikult talle anda, et tundub, et ta nagu vajaks seda. Teised ostad on mingil kujul kas õitsenud või õitsemaas. Osaliselt olen eemaldanud sõrmkübarlilled, mida siin veel üks on näha. Ta on selline, otstes veel on, aga eemaldasin siis osa siit just ostade vahelt, kuna tahtsin ümber tõsta juba järgmiseks aastaks siia väiksed taimed, mis hakkavad siis ennast koguma, kasvatama suuremaks järgmise aasta õitsejad. Sellel aastal, mis on nagu huvitav, on see, et väga ei õitse meil need Astilbed Chocolate Choconid. Peaksid küll kannatama samamoodi poolvarju päris hästi. Aga, ja 2 taime tegelikult see aasta ostsime juurde, istutasime siia, et siin oli 3, et näha oli, et 3 on liiga vähe. Panime vahekohtadesse 2 taime juurde, noh, nendest saab veel aru, et miks nemad ei õitse. Aga enda omade kohta ei oska öelda. Nendest õitseb, vanadest olijatest õitseb ainult 1. Seda ma saan kohe teile näidata. Tal on sellised natukene teistsugused õied, mitte nii astilbelikud võib-olla või sellised nagu madalamad, natukene, ma ei oska öelda, krussis, et siin on isegi püsti, et tegelikult tal on sellised natukene isegi lamanduvad nad tavaliselt. Aga noh, pole hullu. Aednikud ikka ütlevad, et alati on järgmine aasta, ehk siis vaatame, mis nad järgmine aasta siin teevad. Siin võib-olla tähelepanu veel võib selles peenralaas pöörata rotkeerisatele. Puhmad on suurenenud. Välja on tulnud ka selline Irish Bronze'i eritoon, mida ma eelmine aasta nendest väikestest taimedest enam ei näinud, et kui leht kasvas, siis ta oli selline roheline. Nüüd on seda pronkset värvi isegi tunda. Ei tea millest, kas päike niiskustase on erinev. Aga iseenesest selle tooniga ma olen rahul. Küll nad on ikka jätkuvalt madalamad, kui võib-olla siin muud rotkerised, mida ma näinud olen. Ehk siis tõesti pean võib-olla need puhmad tõstma siia natukene ettepoole taha midagi kõrgemat leidma. Ja õitsen nad ka ei ole, ma isegi ei tea, kas nad õitsevad. Sest muidu tavaline rotkerise ju õitseb. Siit poolt, mida ma näiteks, et lurslilled on hakanud oma õisikut looma. Ostan siin peenrala peale korra. On hakanud oma õisikut looma. Siin on näha üleval. Tal on küll praegult ta natuke lamanduv, tegelikult ajab täiesti püsti ennast. Ja õisik sarnane võib-olla natukene lurs või sellele liatrisele. Niisugune piklikum küünlamoodi õisik. Ja on, ma ei tea, kas mul fokusseerib selle tipu peale ära, aga siin on näha, et on niisugune suhteliselt püstine. Ja on selline ka roosakam, mitte nii roosa loomulikult, pigem valge roosakam toon lurslile. Mis on nende juures huvitav on see, kui siin vaadata selle vasakpoolsest järgmised 2 on nagu madalamad, aga põõsalikumad. Ja siin parempoolsed 2 on jälle sellised kõrgemad, siis tegelikult need on meil eraldi ostetud taimed.
erinevates kohtades samamoodi. Need 2 keskmist madalamat, aga põõsalikumat on ostetud lausa 3 aastat tagasi ühe põõsana ja jagatud siia ümber istutades 2. Et millegipärast nad on kõik lurslilled brunetid, aga millegipärast on nad nii palju erinevad, et need hilisemad on nagu palju jõulisemad, suuremad, tundub ka suurema lehega. Toon on sama, aga kõrgused on erinevad ja mängivad, et seda ei osanud oodata. Seda eelmine aasta välja ei tulnud, sest need olid eelmine aasta ostetud, need kõrgemad. Ja siis nad olid sellised väiksed taimed. See aasta kõvasti kõrgust visanud. Ilmselt meeldib neil siin. Aga sellist vahet ei osanud oodata. Siin taga ääres on näha ka sõnajalad, mis endal on plaanis siis. Ta ei ole selline väga tugevalt risoomiga paljunev, vaid mätast paljundav. Ehk siis ma ei teagi ausalt öeldes, mis sort on. Aga plaanis on siis üks siia lurslillest veel vasakule küljele istutada. Et siis jääb siuke kolmik sinna taha. Brunnerod on nagu ikka, Jack Frost tunneb ennast väga hästi siin, ilmselt jälle siukene, kõik need taimed siin, neile sobib selline natukene niiskem pinnas ja siis poolvari. Päikest ta saab reeglina kuskil 5-6 see külg ja siis õhtupäikene olenevalt, siis kui pikalt teda on. Et siin on näha ka näiteks, et kosmos, mis jälle ei saa nii palju päikest siin, on märksa, ei saa öelda, et ta on väikene, aga ta on märksa väiksem kui näiteks need, mis on päikse käes. Aga kui ma siin ka juunikuises näitasin, et mul on murelapseks meie lupiin Manhattan Lights, siis see, mis oli murelaps, on täna täiesti maani maas. Seda on näha siin kohas, keskel enam-vähem meil ekraanil. Olen nüüd pritsinud seda 2 korral fungitsiidiga, enne kui päris ta nii madasa läks tegelikult. Ja siin on näha, et teised on ka väga õnnetusseisus. Eks osadel ta ongi nii-öelda praegusel aastajal juba vist lupiin selline õnnetum, aga ise üritan päästa sellega, et olen teda nüüd pritsinud siis fungitsiidiga. Ei tea, kas aitab. Loodan, et ei kaota, sest väga ilusa õisikuga lupiin, sordi lupiin. Eks näi siis, kas järgmine aasta tuleb midagi üles ja mis siis see olukord on. Golden Smaragdide elupuud on ilusti juurde visanud kõvasti kasvu endale. 15 sentimeetrit, tagumisel isegi 20. Siin on ka näha meil veel viimase otsa nii-öelda sõrmkübarat õitsemas. Et neile siin millegipärast puude vahel õudselt meeldib, et need puudevahelised sõrmkübarad on sellised 2-20 kõrged, kõrgemad kui mina. Väga jõuliselt, palju kasvanud, palju õisi kandnud. Ma natuke taandun, et see on see peenrärm, mida me ka laiendasime, kuna see oli vaja kokku jooksutada nüüd sellega, mida te juba näete sealt paremal ääres, ehk uue peenralaga, et see kaar oleks ühtlasem ja jookseks selliselt mööda seda äärt. Oleks siis mõnes mõttes või jookseks kokku kogu selle aiakujundusega, selle voolujoonelise muruteega, siis sai nad siin niimoodi kujundatud. Et siin siis kivide vahel hetkel on istutatud üks kõrreline, mis on sai ostetud üks taim, mis sai jagatud 2. Üks on siinpool ja teine on siis siinpool uues peenras juba. Tegemist on, kui ma õieti mäletan, roogsinihelmikaga, Karl Foesteriga sarnane nimi, nagu on teravaialisel kastikul. Ehk siis aretaja nimi. Ja tema on selline, mis natukene nagu kasvatab siukse õhkõrnaid õisikuid. Vaatame, kas kaamera seda ka fokusseerib. Selliseid õhkõrnaid õisikuid, mis siis nagu värelevad õhus mõnusalt tuulega. Mõte on see, et nad tekitaksid siia sellise kerge värava tunnetuse, natukene isegi võib-olla suurest peast vajuksid siia tee poole viltu. Eks ta vastavalt tuulele ilmselt seda teeb. Aga siuke mõte oli, et tekitab mingisuguse väikese
väravatunnetuse. Siia selle kõrrelise taha, hetkel on seal taga küll kosmose ja sõrmkõveralill, aga siia taha istutame kindlasti oma kaeralille ümber. Lucifer on see nimi, et ta on meil potis see aasta olnud, aga kuna ta õitseb hästi, siis ei taha seda taime kuidagi kahjustada ja see aasta jääb potti. Ja sügisel istutame ümber. Siin pinnas peaks olema piisavalt hea, et mitte, ehk maja ise ju mingil määral lekib soojust ka, lund tuleb ka alla katuselt, et suudame äkki tagada selle, et elab talve viisakalt üle. Et olen aru saanud, et Eestis on ta nii ja naa, aga selline plaan. Iseenesest see peenraäär siis sai korrigeeritud, seda nii-öelda osa siin sai välja poole toodud, sest oli ennem enam-vähem ju nende enam-vähem siin nende Golden Smaragdideni see äär. Tänaseks oleme siis toonud ta siia poole ja jookseb ta mööda maja äärt nüüd natukene eemal, selline 80 sentimeetrit, meeter rohkem eemal, kui ta ennem oli. Selle arvestusega, et see must leeder, black lace ka laieneb ja kõik asjad, mis siin on, tegelikult laienevad. Nii kaua siis saab siia neid 1-2 aastaseid lilli istutada. Miks mul black lace meeldib, tal enam ei ole õisi peal, ta on ära õitsenud juba, aga kui vaadata tema lehestikku, siis on niisugune, kas nüüd otseselt vahterleht, aga ta on niisugune õhuline, mõnus, et omapärane niisugune taim, natuke eksootiline isegi. Põõsas puu, ütleme nii, võimalik mõlemas vormis kasvatada. Kui siin edasi minna, siis on näha meie annabelid, mis on väga-väga hästi see aasta arenenud. Ilmselt järgmine aasta on juba sellised korralikud põõsad. Aga kui vaatan nende õisi, siis need on ikka võimsad. No vaadake, see on üks õis. Üks õis. Oma raskusalda on lihtsalt siia ära vajunud, aga no ta on ikka metsikult suur. Sordi annabel korralikult, siin on päiksepoolne külg, anname toitu. On saanud nii kanakakagraanulid kui ka kompleksväetist siin, kuna tegelikuses puishortensia on suhteliselt näljane, kui tahate näha selliseid suuremaid õisi, nagu siin meil on. Siis tõesti, ka see, ega ta ei ole väike tegelikult. Kui ma võtan siit ta kätte, siis ta on ikkagi mõnusalt selline. Et nad veel arenevad, õitsevad siin, paljud alles teevad oma õisi, paljud varred. Et hetkel on täielik annabelli õitsemise aeg, aga lootsin, et nad ei ole nii lamanduvad. Eriti siis öeldakse, et päikse käes nad on tegelikult, ei viska nagu seda rohemassi nii suureks. Küll aga õied ilmselt on nii suured, et siin ei ole nagu pääsu sellest, et mingil määral ma pean ilmselt need mingid kaared siia toeks ostma järgmisel aastal, järgmisel hooajal. See aasta jääb nii, nagu on. 3 taime on siia istutatud ja mõte on siis selline, et siia võiks tekkida mingisugune hekimoodi, väikse selline hekimoodi õpp, mis ongi annabeliga kaetud, see maja äär. Siin on meil veel tõrvik liil ära õitsenud ja üks Aafrika liil ja siin taga teeb õit. Ei ole siiamaani näinud õitsemast teda, ei osanudki enam arvata, et mis taga on. Räägitakse, et tahab nagu niiskemat ala. Nüüd ongi ju niiskema aeg olnud, et kas see pani teda nagu õitsema või sellist punga tegema. Aga nii on. Et see peendra joon siis jookseb siit poolt nii. Siia sellesse otsa, kus on praegusel hetkel näha maapirni veel laiutamas, on jäetud ruum siis puhtalt selleks, et meil on mõte siia istutada kas sellel aastal või kevadel, pigem siis kevadel, kolmik jälle seda kuldset või Golden Smaragdi elupuud. Meil oleks siin siis iluaia osas nagu läbivalt elemendina elupuud teises majanurgas, siinpool majanurgas ja siis nüüd siit vaadates siin vasakul taga okaspuu peendra nurgas, tekitades sellise ühtsuse tunde, mida peetakse tegelikult ajakondades õigeks, et mingid elemendid on kas kordusega või korduvad. Korduvad või siis sarnase
kuidas öelda, sarnase tonaažiga ja nii edasi. Enne kui ma sinna päris uude peenralasse läheks, vaataks ka siit seda okaspuu peenart, ega siin suuri muutusi ei ole olnud, kuid siin on näha tugevalt õitsemas või isegi mõnes mõttes hakkab lõpetama lauk, öeldakse trummipulgad või trumpsticksid. Et mis on minu meelest väga-väga kihvtid, et mitu aastat nad on täielikud mesilaste magnetid, et hommikust õhtuni siin tegelikult on näha tohutult mesilasi. Hetkel samamoodi, nagu näete, siis mitmetel lõitel on ise siin vist valgus ees küll varjuna, aga on mesilased siin toimetamas, lendamas, üldiselt see kogu värk siin kõvasti sumiseb. Just pean vabandama, aga meil siin keegi naabrimeestest peseb autot ja see vilin võib siia mikrofoni ilmselt kosta päris tugevalt, aga loodame, et see liialt häirima ei jää. See aasta on väga hästi ennast tundnud need jugapuud kollased, aurijad. Nad eelmistel aastatel on natuke nagu kannatanud need tipud või värsked võrsed, aga see aasta on väga hästi kasvanud, ei näe päikese kõrvetust, ära sõnada ka ei taha. Aga ilmselt nüüd enam siis ei tule viimasel juulikuu päeval siin. Kui me liigume siin edasi, siin peenralas on tegelikult kõik oma hiilguses. Ka hiilguses on kukerpuud, mis tunnevad ennast vist siin nüüd selliste poolpäikeselise ja niiske ilmaga ikkagi üsna hästi, et on laienenud taimed, omavad sellist erksat tooni ja tõmbavad pilku, et siin selles peenralas on kõik vajalikud kontrastid olemas. Siin õitsevad ka mõnusalt helmikpöörised, mis on nagu oma puhmad väga mõnusalt suureks kasvatanud. Kõigil on sellised väga kõrged õisikud peal. Mida ma küll näitaks, on siis see Serbia kuusk, mis on see aasta endale külgokstele ka nagu tekitanud tipud, mis ongi sellele sordile, tegelikult selle Nana sordile omane. Küll aga ise ei tahaks, et tal sellised tipud siin päris on, et ilmselt lühendan neid siin mingite teatud pungadeni siin kuskil keskmisteni. Aga sellest tekkis ka mõte, et sai siin netis uuritud erinevat kirjandust välisriikide omal ka, mis puudutab siis okaspuude pohkimist alusele. Siis teda saab edukalt kuusele pohkida, ehk siis võib-olla proovin jaanuaris-veebruaris seda teha. Pohkida ja kasvatada siit uus Nana. Vaatame. Eks paistab. Siit ma liiguks ise edasi kohe veel selle teise okaspuu peenra juurde. Siin on kõvasti näha, et on see lodjapõisenelast ja Polo on ennast kõvasti kasvatanud. Kui siin, ta on pea rinnuni, ütleme siis selline kõrgemad oksad, aga ütleme siuke meeter 30 kindlasti. Järgmine aasta ilmselt siis rohkem õisi, sest ta õitseb minu teada siis teise aasta varrel või oksal. Oks on vist ilusam öelda. Aga üldiselt on siin peenras kõik hästi tublilt arendanud ennast. The Groot Spire, mis on siin sama sees, ongi madalam. Siin nagu midagi madalama kasvuga ei viska väga palju võrset peale. Siin nagu midagi välja nimetada ei ole, ma siin nagu väga isegi peatuks. Küll aga nagu näete, üks okaspuu on meil kotis võrgu all, siis tegemist on selle Kanada kuusega, selline nagu koonika form, teisi vait, kollasema või valkema sellise okaga.
ta on siia, me kassime seda ikkagi, kui oli see juunikuine põuaperiood ka, aga vaatamata sellele kannatas ta päikese põletuse all, et ilmselt taim on ise nii väike ja juurekava on veel piisavalt väike, et ei suutnud seda nagu ära hoida. Et hetkel päästmiseks katsime ära, sai mõru soola, et eks siis paistab, mis siit tuleb. Loodame, et saab päästa. Ma olen lahti ka teda paar korda võtnud, iseenesest ei ole mingit katastroofi, peaks ilusti üle elama seal. Muidu kõik okaspuud on ilusti arenenud. Siin nagu isegi millegi peal pidurdada väga ei ole. Ka ilusamaks on läinud see tömbileine viirus, Scarlet või Red Scarlet. Ja natuke olen teda siin mõne oksaga tagasi lõiganud, mis siin ära kuivasid, aga üldiselt on kasunud ilusti. Välja võib tuua ainult selle, et jätkuvalt on selline kollakas meil värdkuldvihm, Fossi. Kahtlane nimi nagu värdkuldvihm, aga ikkagi kuldvihm. Aga samas mis siin on siis palju lubav, et saan kohe näitab, et ilmselt elas ilusti üle selle põdemise, on see, et kui siin, ma fokusseerin ära, siin on sellised pungad, mis näitavad, et tegelikult ta on ilmselt ilusti üle elanud ja juurdund, et samamoodi siin üleval oksa peal on keskel pung. Et ma usun, et ta saab hakkama häbellu. Et on näha, et sellised järgmiseks aastaks valmistumine on tal täisjõus. Mul on muidugi väga hea meel. Kõvasti on ka kasvu peale visanud tegelikult meie see sookask, punane lehine sookask, kõvasti pikkus. Ta oli kevadel tegelikult ju selle tokki kõrgune. Aga nüüd läheks siis selle uue peenrala juurde. Loomulikult on ta siuke õre, nagu ikka esimese istutusaasta peenar, tähendab enamik taime on oma kohad leidnud, mõned kohad on veel tühjad ja vajavad tõstmist meie ettekasvatuspeenardest, aga kohe räägime sellest lähemalt. Siin ees on meil kohe, kui ma ei eksi, siis see on kukesaba, eesti keeles Lythrium salicarda on ta selline nimi. Little Robert armastab küll üldiselt sellist niiskemat ala, aga samas ma olen teda näinud jälle just sellises nii-öelda preeriapeenras, et endal oli soov teha siuke preeriapeenar või selline sarnane asi. Peenar tundub kaugelt, et on suur ja siis tegelikult tehakse neid või rajatakse selliseid preeriapeenraid veel suuremale alale. Iseloomustab see, et siin on kõrgemad taimed, mõned võib-olla äärmised peenralataimed 40 cm, 50 cm kõrged, aga ülejäänud ikkagi sellised meeter ja pluss ja natukene suuremad taime või ühe siis ütleme sordialad. Aga vaatame, mis siin tuleb. Usun, et tulemus saab ikkagi hea olema, vaatamata sellest, et see peenar ise ei ole võib-olla nii suur, kui ta võiks olla. Ja siis, mis puudutas seda kukesaba, siis temale küll meeldib niiskem pinnas, aga vaatame, kuidas siin hakkama saab. Olen näinud nendes kasvamas teda ka. Kõrval on kohe Monarda, mis on väga hea õits ja mesilaste lemmik. Enamus siin peenras tegelikult on mesilaste lemmikud. Ja Monarda taimed saime sellised, mis siis on tegelikult väga hea staadiumis, kus siis on näha, et need puhmad on tugevalt juba laienemas, et nii siinpool kui ka nendel kõikidel taimedel. Monarda laieneb päris hästi. Järgmine aasta usun, et siin on juba tunduvalt suured puhmad. Sarnased võib-olla isegi nendele päevakõbaratele Goldstrumitele, mis olid meil siis eelmine aasta jälle ise seemnest ette kasvatatud, hakkavad. Ilmselt siin nüüd ümberistutamine natukene neid pidurdas võitsema hakkamist, aga väga maha ka jäänud ei ole. Et siin hakkavad just õisi lahti tegema need. Esimesed õied on siin puntidel lahti. Siin tagapool siis on meil veel enda paljundatud
Virginia männasmailased. Sinine oli vist lavendelsturm. Nad ei ole kindlasti nii madalad, seda ei tasu vaadata. Pigem on nad siuksed 120 sentimeetri kõrgused, aga nad on potis meil paljundatud, ette kasvatatud ja on olnud sellised kängus. Ehk siis see aasta ei olegi mõeldud, et nad siin kõrgust viskavad. Usun, et järgmise aasta taimed juba viskavad ennast otsa ülesse. Peaks olema suhteliselt tegelikult ka tuult taluvad, kui nad on siia üles ennast visanud kasvama üksteise vastu. Siin kõrval on kohe meil üks taim, mis iseenesest laieneb kindlasti palju suuremaks ja võtab endale mingisuguse meetris ala või enam-vähem. Tegemist on siis vesikanepiga, tume lillama sordiga, Arthropurpurea peaks olema nimi. Ta on hetkel väikene, alles istutatud. Täna on niisugune tugevam tuul, ma loodan, et see ka siin heli väga ei sega. Siia kõrvale kohe loomulikult sarnase kõrgusega nagu vesikanepki, mis on selline 180 sentimeetrit umbes inimese kõrgune. Oleme ka umbes sama kõrge Hiina siidipöörise pannud. Nimeks on, või sordiks Red Chief. See peaks ka õitsema siis Hiina siidipööristest siin Eestis, kui vähegi ilmastik lubab. Ja siin kõrval on teine siidipööris, tegemist on küll hiidsiidipöörisega, mis siis Eestis reeglina õitsema ei jõua hakata, aga on väga kõrge, 2,5 meetrit äkki, isegi kõrgust peaks viskama. 2,5 meetrit, niisugune massiivne keskmine, peenra keskel niisugune kõrgusandja. Ta teoreetiliselt võib õitsema hakata, nimeks on Meidl, ehk siis sai niisugune valitud. Soovitus on teda nagu sügisel ikkagi mingilt määral katta, näiteks meile soovitati katta teda liivaga, et paneme siia suure teralise liivakihi, mille natukene siis kevadel vähendame, krabime maha ja laseme tal kasvada. Eks paistab, kuidas nad siin talvesid üle elavad, aga usun, et on väärt katsetamist. Kohe nende kõrval on siis valgõieline Virginia männasmailane. Nimeks on Diane ja sarnase 1,20 meetri kõrgusega umbes. Ka ise paljundatud põhitaimed on mul teises kohas kasvuna kõrval, kus ma siis need pistikoksad võtsin eelmine aasta ja siiamaani olid nad potis, et siin osa on väga väiksed, osa on kõrgust visanud kõvasti. Siin ääres on küll ruumi, aga see ruum on tegelikult liatristele, mida ma ei tahtnud siin ettekasvatuspeenralast veel välja kiskuma hakata, kuna nad asuvad meil ogaputked ja mesiohakate kõrval, et mis siis peaksid ka siia maanduma. Aga kohe jõuame sinna. Liatrised oleme teadlikult siin natukene istutanud läbisegi siis siilikübaraga Magnus. Ehk siis nende õiesikud peaksid koostöös väga hästi toimima. Siin on näha. Magnus on ka ise kasvatatud seemnest. Enamus siilikübarad, kui te ette kasvatate, siis ütleme nii, et minul on 100% see olnud, et nad ei õitse esimesel aastal. Esimesel aastal puhtalt kasvatab taimi seemnest. Õite näete teisel aastal, et seemnest kasvatades peate sellega arvestama. Aga siis ta on püsik, väga hästi areneb, puhmas areneb väga hästi laiaks, et jälle meil nagu mõned ma ei oska öelda, nimetame emastaimed, kus siis seda seemet sai ka võtta, on siin teistes kasvuna kõrval olevas peenras. Ja seal ta on laiutab võimas selline, et ta kasvab täitsa täis, jääb põhimõtteliselt suurem ala siia, seda Magnust. Et siin Magnuse taga on veel valget liatrist ka, nad on jälle potis ette kasvatatud sibulast või sibul vist on sibul. Ja siin ta tõesti, niipidi mul muidugi tuul puhub mikrisse. Aga nende kõrgus ei ole kindlasti see, mis siit on näha, et nad on tegelikult ikkagi sarnase kõrgusega meeter, umbes 80 sentimeetrit meeter, võrdne Magnusega. Siin on ka nende kõrval kohe väga kõrgusandja on Ameerika punanupp,
mis hetkel on küll selline, ma ütleks ka 120 sentimeetrit kõrge, aga tegelikkuses kasvab inimese kõrguseks 180-200. Sai poest lihtsalt valitud hetkel selline taim, mis oli madalam kui teised, või aiandist õigemini, kuna autoga on ebamugav lihtsalt neid kõrgeid ära tuua. Küll ta juurdub siin ja järgmine aasta viskab juba oma õiget kõrgust. Et nüüd ma tulin jälle teisele poole peenelt korraks, et näidata seda osa, aga siin kohe pärast päeva, kui pärast seda Kolstrumi, siin peaksid olema meil need samad sinised oogaputked, mis siin on näha. 3 taime sai siia ümber istutatud proovi pärast, aga kuna oogaputkel on selline pikad nagu, kuidas ma seda kirjeldan, nagu ikka erinevatel ohakatel pikad siuksed juured, mis lähevad sügavale maa sisse, siis nendega juhtus see, et nad vajasid niimoodi longu hästi ja hästi tugevalt põdesid seda ümber istutamisest ja ma otsustasin, et ma õitsvaid taimi ümber istuta. Ehk võtan sügisel lihtsalt õisiku maha ja siis istutan. Hetkel lasen neil natukene olla rahus. Siia nende kõrvale kohe, aga siis raudrohud on meil kollased, sellised moonshine'id. Mõned taimed oleks jäärda vaja juurde osta, aga siia tuleb selline nende ala ääretaimena. Aga siia taha jätkuvalt siia nende siniste oogaputkede kõrvale tulevad mesiohakad, mis annavad samamoodi sinist tooni, aga õisik on niisugune ümar, ehk siis mängime õisiku kujuga natukene. Ja sobitub ilusti siia valgete Virginia männasmailaste ja selle Ameerika punanuppu vahele. Et siit me lähemegi edasi natukene kollakat tooni, natukene lillakat, sinakat tooni. Et siin ma olen valinud ka jooksvalt juurde salvia, karadonna. Et siin on siuke ala siis. Mõned taimed on erinevast kohtadest ostetud ja siis nad on nagu erinevas arenguetapis, et 4 tükki on siuksed väiksed, aga tegelikult see ala peaks olema seda salviat täis. Ja siia siis salviate magnuste vahele oleme, kahjuks oli mul üks taim, kunagi ainult 1 taime leidsin, ostsin ja ei mõelnud nagu selles mõttes ette, mitu aastat meil olnud. Tegemist on siis hiidiisopiga, mesilaste lemmikuga, sellisega kõrgema poolse taimega jälle. Kasvab selliseks põõsaks. Tulen siit nüüd teisele poole, et päike vastu ei oleks. Mesilaste lemmikuga. Ja mul on ainult üks taim. Ei ole leidnud kuskilt aiandist juurde. Teda on näha nimekirjadest olnud. Ise leidnud vähemalt ei ole. Siia tahaks 3-4 taime äkki juurde saada. Aga püüan siis see aasta pistiku oksast paljundada. Et Virginia männasmailaste paljundamine õnnestus. Proovime siis seda ka ise paljundada. Aga nagu ma ütlesin, siis lillade ja sinakate toonide vahele kindlasti sobib jälle kollane uuesti. Ehk siis kordame kollase tooniga. Ja siin on siis männas neiusilm. Jah, vist oli männas neiusilm, saagreb. Et siin tuleb saagrebi ala. Siin on mõned taimed on suured, mõned on siis jälle ise nii-öelda pistiku oksast paljundatud taimed. Ja küll need kosuvad järgmine aasta, muus on olnud kõik juba pigem 1 kõrgusega. Juba on aru saada, milline ta õis on ja milline ta oma loomult välja näeb. Selline see uus peenraala välja näeb. Ja minu meelest see muruteede planeering tuli siin tegelikult suhteliselt kihvt. Et kui me siin distantsilt vaatame seda iluaia osa nagu, siis ise olen väga rahul. Siia siis otsa on plaanis, enne vist ei rääkinud, kui siin sai räägitud, et siia on plaanis istutada ka paremasse peenrapauna kuldsed smaragdid, siis tegelikult on mul endal mõte, ei tea, kas veel teostan, ka siia tekitada aiakaarega selline värava tunnetus
ehk siis noh, nii-öelda aiakaar või aiavärav või mitte otseselt siuke värav kui värav, aga siuke just kaar, posti, mille peale siis panna võib-olla mõni ronitaim, mõni ronilill, et siis tekitada siukest rohkem ruumitunnetust. On nii-öelda eesaed ehk iluaed ja siis on tagaaed, tekitab ka põnevust ja ootust mõnes mõttes aiakülastajale, et mis seal taga aias olla võiks, et kui seal mööda tänavat käia ja näha või vaadata siia suunas, siis tekiks ikka assotsiatsioon. Sest et olgem ausad, et siin need puud, okaspuud ja need kõik viskavad mingi äkki kõrgust juurde ja tekitavadki sellise ruumitunnetuse siia. Aga hetkel liiguksin hoopis mööda meie sellist, meil on ühes kõrgpeenras selline, kus me kasvatame mingeid lilli, hooelilli ette natukene, siis ta tekitab siit okaspuupeenra taustalt tagantpoolt sellise mõnusa nagu seinamoodi asja. Varjates siis võib-olla ka kasvuhoone ja seda tarbeaia osa. Aga siin on näha, et miks ma ei taha siis tõsta, seda, neid taimi ümber. Nad õitsevad väga ilusti, hetkel on see nagu pigem nende piinamine, et lasen siin ära õitseda. Nad on tegelikult ju mesilasi täis, et oma parimas olekus. Et siin on näha. Mõnusad sinised sellised. Mesiohakas, tema läheb see okaputt läheb ennem siniseks ja mesiohakas siis hakkab alles sinakat tooni tekitama. Aga kui vaadata, millise kontrasti ta annab siin taga näiteks selle kukerpuuga või okaspuudega, mis on rohelised, siis see on niisugune mõnus ja vägev. Ise olen küll rahul. Et tõstame siis ilmselt sügisel nad sinna õigesse kohta. Ja sellisel juhul me lõikame nad lihtsalt ju õisikud maha, et neil oleks palju kergem sellega toime tulla. Sest mesiohakaid on siin tegelikult, kui ma eksisin, on 2 äkki. Iseenesest ainult 2 taime, mis tähendabki seda, et ta tegelikult laiutab kõvasti. Sinna polegi vaja panna rohkem kui 1, 2, 3, ütleme 3 taime. Et üks on meil veel kasvuhoone kõrval ka, aga ma siin surun ennast mööda. Ja siin on need varem nimetatud jatrised, mis vajavad veel ümber tõstmist, aga sarnane olukord on ka nendega. Et nad on just ennast õisikuid rajamas, avamas, et nende ümber istutamine oleks põhimõtteliselt nendest õitest sellel korral loobumine ja seda ma hetkel teha ei taha. Aga vot selline see aialugu seekord sai, et kui siit vaadata taustalt, seda okaspuud ja seda tausta, siis saamegi lõpetada siin oma aiatuuri. Vot nii, aga mis seal ikka? Selline selle korra juulikuine seis aias on. Kui augustis on midagi veel näidata, siis kindlasti haaran kaamera ja teen uue videoloo. Aga näeme juba siis järgmistes videolugudes.